tere! Kell on täpselt parasjagu 11:00 ja tere tulemast Fitechi esimesele veebiseminarile. Vaatamata ütlusele, et esimene läheb ikka aia taha, ma loodan, et meie suudame sellest reeglist täna ja siin erandi teha. Aga esimesed asjad esimesena. Minu nimi on Karin ja mina olen tänase webinari moderaatori rollis. Koos minuga on Kristi, meie Fitech Eesti tootejuht ja tema siis katabki täna seda praktilist poolt. Ta näitab, selgitab ja vastab küsimustele. Ja enne veel, kui edasi liigume, siis väike ülestunnistus. Me oleme väga üllatunud positiivses võtmes, et nii lühikese etteteatamisajaga nii palju osalejaid. Suur aitäh teile! Me teame, et te olete võtnud oma kiirest päevast välja selle tunni, et meiega liituda. Ja seetõttu ma väga loodan, et meie tänane programm, et te kõik leiate sealt midagi väärtuslikku. Aga liikudes siis tänaste teemade juurde, millest me räägime? Kinnitusringid, seadistamine ja haldamine. Kuidas siis seda ikkagi õigesti teha? Automatiseerimine ja autokonteeringud. Kuidas need töötavad ja kuidas neid korrigeerida tulevase maksumäära muutuse valguses. Ja lõpetuseks ka meie kõige uuem funktsioon, lisa, Fitech AI. Ja päris webinari lõppu üritame jätta ka aega vastamiseks teie küsimustele. Ja siinkohal üleskutse. Palun kasutage julgelt küsimused ja vastused akent. Zoomi keskkonnas on ta Q&A nime all. Ja kui teil on ka teemasid, mida me täna ei käsitle, aga mida te tahaksite kuulda, siis olge head, kirjutage need sinna samasse aknasse. Sellest siis saab inspiratsioon meie järgnevate webinaride sisu loomisel. Aga Kristi, kas sa oled valmis? Kas me alustame praktilise poolega? Ja, olen valmis. Tere ka minu poolt ja mul on väga hea meel näha nii suurt huvi Fitechi webinari vastu ja lisaks sellele silmata ka mitmeid tuttavaid nimesid. Aga et jääks aega ka pärast küsimuste jaoks, asume siis kohe Fitechi keskkonna kallale. Nii, jagan siis enda ekraani. Nii, Karin, kas sa saad kinnitada, et kõik on ilusti nähtav? Ma kinnitan, et sinu sisselogimise leht on nähtaval. Okei, väga hea. Alustame siis päris algusest. Kuna Fitechinis on mitmeid sisselogimisviise ja et muuta seda kasutajatele veelgi mugavamaks, siis tegime sellise väikese muudatuse, et brauser nüüd salvestab kasutaja valitud sisselogimiseelistust. Aluseks siis võttes eelnevat sisselogimist. Oluline on siis ka vaadata siis brauseri settingutest, et oleks luba Fitechi veebilehel salvestada. Aga nüüd liikudes edasi, siis ma julgustan veel kõiki Fitechi kasutajaid kasutama meie mobiiliäppi, sest seal on väga mugav arvete kinnitamine, saab ülevaate kõikidest eelnevatest kinnitustest ja kulukohtasid saab ka märkida juhuslikult, kui ei ole veebiversiooni võimalust parasjagu. Aga nüüd liikudes siis juba tuttavasse Fitechi keskkonda, ma login siit sisse. Ja, see on tuttav pilt meile. Siit kohe, Kristi, mul on üks päevakohane küsimus sulle. Ma küll siin praegu aknast vaatan välja. Tallinnas ei võib-olla ei tundu just seda moodi, aga me kõik teame, et suvi ja suvepuhkused on siiski kohe ukse ees. Kas sa saaksid alustuseks palun näidata ja selgitada, kuidas asendajate määramine käib?
ja asendajad saab määrata siis iga kasutaja ise enda puhkuseperioodiks või juhul, kui ta seda nüüd unustab, siis seda saab tema eest ka teha administraator. aga et määrata enda asendajaid, tuleks valida siis avalehel siit asendamiste plokist väikse muudatuste ikoon. Saab märkida siia alguskuupäeva. Ma tean, et ma järgmine nädal lähen puhkama ja määran siit selle järgmise nädala perioodi ja määran siis kasutaja, kes mind sel perioodil asendab. Küll aga ma tean, et seesama kasutaja läheb ise ülejärgmisel nädalal puhkusele, siis saan ma märkida ka enda puhkuseperioodiks mitu asendajat. Ehk siis 30. asub siis minu arvete kinnitamise asendamiseks teine kasutaja. Ja lisaks on oluline märkida, et kui asendajad on erinevates rollides, siis ei kandu üle asendatava rolliõigused, vaid ainult arvete kinnitamise õigus. Ja lisaks, kui nüüd asendusperioodil asendatav kinnitab arveid, siis need arved jäävad nähtavaks nii asendajale endale kui ka asendatavale, kes siis näiteks tööle naasmisel saab vaadata need arved taas kord üle. Nii, aga salvestades siis asendamise all oleval siin plokis on nähtavad asendused, mis on praegult siis hetkel aktuaalsed. Kuna siin määratud asendamine algab siin järgmisel nädalal, siis hetkel aktiivseid asendamisi ei ole. Tänud, Kristi. Aga liigume siis nüüd edasi kinnitusringide juurde. Mul on sulle üks olukorra kirjeldus. Fitechis on üks uus arve, mille üks kinnitajatest olen ka mina. Seal on ka teisi kinnitajaid, aga puudu on üks kolleeg, kes antud arve puhul tema oli teenuse tellija rollis ja erandkorras peab kindlasti tema ka olema selle kinnitusringi osaline. Kuidas mina peaksin nüüd käituma? Kas ma peaksin selle arve tagasi lükkama, sest ma tean, et see kinnitusring ei ole osaliselt korrektne või saan ma uusi kinnitajaid ka kuidagi jooksvalt lisada sinna kinnitusringi? Ja muudatusi saab teha sõltuvalt siis sellest, mis on eesmärk. Aga alustame siis sellest, et kõik kasutajale suunatud arved on alati siis siin arved kinnitamiseks plokis ja siia tarnijale või arve numbri peale klõpsates avanebki siis arve detailvaade. Ja nüüd, kui tutvudes arve sisuga, ma tean, et kõik on korrektne ja ma soovin arvet kinnitada, järgnevad kinnitajad on ka korrektsed, siis ma klõpsan ainult siin kinnita nuppu. Või kui ma nüüd soovin mingit täiendavat infot selle arve kohta jagada, näiteks raamatupidajale, kes on viimasena kinnitab, siis ma saan siia märkida veel kommentaari. Küll aga, kui nüüd on juhtum, kus arve kinnitajad, ma tean, et see ei ole korrektne, need kasutajad siin, ja soovin seda kinnitusringi muuta, siis saan valida siit kinnituste plokist uue kinnitusringi ja valida siit lisavalikute alt kinnita ja suuna või siis ainult suuna. Aga siin on oluline meeles pidada, et sellega siis kõik see olemasolev kinnitusring katkeb, ehk need kasutajad, kes on siin allpool, nendel ei ole enam, nende kinnitusele see arve enam ei jõua. Nüüd, kui näiteks arve sisu on vale ja jääb tarnija poolt oodata siis parandatud arvet, siis tasub kasutada seda lükka tagasi nuppu. Kuna see liigub siis seejärel edasi raamatupidaja töölauale, siis on kindlasti vajalik märkida ka siia kommentaar, et mis alusel toimus arve tagasilükkamine. Või neljas variant, kui arvel on rohkem kinnitajaid, aga antud juhul näiteks selle tarnija poolt esitatud arve sisus või need kuluread, mis seal on, ei ole sinuga seotud kulu, siis sa tegelikult saad jätta ka selle arve vahele. See on jällegi tegevus, mis nõuab kommentaari lisamist.
kui nüüd tulla tagasi, Karin, sinu juhtumi juurde, et kuidas ma kinnitajana saaksin märkida täiendavat kasutajat siia kinnitusringi, siis kõige õigem lahendus on selle jaoks kasutada neid nii-öelda mehikese ikoone. Ja mehikese ikoon, nool ülesse, kasutada sellisel juhul, kui sa soovid mõne kasutaja poolt täiendavat infot ennem enda kinnituse lisamist ja saadki märkida siia kommentaari välja, kas talle täiendava info või küsimuse. Kui sa soovid, et peale sind veel keegi vaataks selle arve sisu üle, siis saabki märkida nii-öelda peale ennast kasutaja ja samamoodi märkida siis siia kommentaar. Ma valin praegult siis enda juhi, panen siia, et ta vaataks selle arve üle. Ja ise kinnitan, seejärel ta liigub siis Karini töölauale. ja mina samal ajal liigun ka oma töölauale ja näen seda arvet seal, aga vaatan arve väga hoolikalt üle ja pean tõdema, et ei ole minu osakonna kulu. ja ma lisan siia kommentaari. ja lükkan selle arve tagasi. Kohe üks väike kirjaviga, seda ei taha siit läbi lasta. nii, lükka tagasi. ja nüüd ma küsikski Kristi niipidi, et tegime siis praegu, mängisime läbi, kuidas arve tagasi lükatakse, aga mis nüüd selle arvega saab, et kes seda arvet näeb, kuidas selle arve elutsükkel nüüd edasi liigub? Ja mina kui kinnitaja näen, et sa lükkasid selle arve tagasi, see ei ole meie osakonna kulu. Minul ei ole selle arvega enam midagi edasi teha. See läks nüüd administraatori või raamatupidaja töölauale. Selleks nüüd, et mida selle arvega edasi teha, ma login korra välja ja login siis sisse teises rollis. Nii. Ja olen nüüd administraatorina Fitechini keskkonnas. Nagu näha, on siin natukese rohkem menüünupukesi. Aga tulles tagasi selle tagasi lükatud arve juurde, siis need kõik, mis on tagasi lükatud, liiguvad siia keskmisesse tagasi lükatud arvete plokki. Ja raamatupidajana nüüd ma peakski selle arve avama. Ja sõltuvalt sellest, mis on siis selle tagasilükkamise alus, peaksin teostama järgmised tegevused. Et juhul, kui see on siis arve sisu poolest vale ja jään ootama siis tarnija poolt uut arvet, siis ei ole muud, kui kustutan siit selle arve. Küll aga, kuna Karin kirjutab, et see ei ole nende osakonna kulu, siis tähendab, et ma peaks valima siit uue kinnitusringi. Ja suunan ta siit uuele kinnitusringile. Kui ma nüüd soovin täiendavalt lisada siia kinnitusringi mingeid isikuid, siis raamatupidajal on siis selline pliiatsinupp, millest saab siis kasutajaid lisada, neid liigutada siin lohistades ja seejärel siis salvestada muudatused. Et selle muudatusega siin arvepõhiselt ei kirjutata üle juba eelsalvestatud kinnitusringi. Salvestame need muudatused. Aitäh, Kristi. Kinnitusringide osas saime nüüd pisut selgust, ma usun. Aga liikudes edasi, kuidas siis päriselt teha tööd efektiivsemalt, kui me räägime nüüd juba kanderidadel töötamisest? Ja Fidekinis on väga palju võimalusi automaatikaks, aga alustame siis sellisest enim levinud juhtumist. Telefoniarve, kus mina siis näiteks olles raamatupidaja rollis soovin kanderead konteerida siis
telefoninumbrite ja osakondade lõikes. selleks on mul siin valitud üks Tele2 arve ja arve konteerimiseks on mul info iga arve siis seal grupi ID väljal või arverea grupi ID väljal on näidatud mulle see telefoninumber, millele siis ma tean, et vastab kindel osakond. Selleks, et nüüd grupeerida need telefoninumbri alusel kanderead, ma peaks märgistama kõik arveread. Valin siit ühenda. Kuna ma soovin telefoninumbrite järgi grupeerida, mitte ainult käibemaksumäära, siis valin siit valiku ühenda kõik read. Ja siin ta pakub mulle erinevaid ühendamise aluseid, aga minu sooviks oli grupi ID, kus asusid siis need telefoninumbrid. Valin siit selle ja ühendan. Nii. Nagu näha, tekkis mul siis 8 kanderida. Siin on olemas juba käibemaksukood. Nii, aga kuidas nüüd edasi? Et veelgi lihtsamalt seda teha, siis ma tean, et telefoniteenuste konto on Telekomi konto. Nii, ja et mitte päris ükshaaval seda ridadele klõpsata, ma valin siit selle esimese rea, valin kopeeri kulukohad ja märgin selle ka järgnevale. 3. rida on parkimine, sinna läheb teine kulukonto ja valin siit 5., 6., nii palju meil oli siin. Nii, ja klõpsan kleebi kulukohad. Ja nüüd ta on juba märkinud mulle kõikidele kontole telekommunikatsiooni kulukonto. Nii, 3. reale valin siit parkimine. Nii. Ja nüüd asun siis märkima, kuna iga telefoninumber on erinev osakond, siis ma peaksin valima osakonnad. Nii, nüüd kui mul on kõik kulukohad siia märgitud, siis Fitechini eelis on see, et kui see korra on mul tehtud, ma saan salvestada seda automaatkonteeringuna ja kõik lisatud info võtab reeglis Fitechin kaasa. Nii, peale seda salvesta automaatkonteeringuna avaneb siis automaatreeglite vaade, kus siis ta võtabki kaasa siis vaikimisi alati viitenumbri ja müüjaettevõtte. Viitenumbriga ma soovitan alati olla tähelepanelik, kas tarnija poolt on see 6 muutuv või siis on see sama. Et võib ka olla tihtilugu, kus selle alusel siis eristatakse erinevaid tüüpi arveid. Hetkel ma eemaldan selle. Ja et järgmine kord arvele rakenduks reegel automaatselt, lülitan ka sisse siit nupukesest reegli. Nüüd liikudes edasi sellisele tähtsamale leheküljele, kus siis algabki siis reeglite seadistamine, ehk siis mille alusel Fitechin teab, et ühele või teisele reale ta peab mingi väärtuse lisama. Kõik väärtused, mis said kannetele märgitud, on siin ilusti kaasas. Küll aga ma tean, et see telefoninumber oli mul grupi ID väljal. See tähendab siis, et ma valin siit 2 parandust teen, valin siit kirjelduseks grupi ID, vabandust, kirjelduse asemel grupi ID, klõpsan siit need read läbi.
siin ma jätan kirjelduseks kuumaks, see oli meil müügiosakonna kulu. nii, ja samuti võtan siis selle nii-öelda selle kaasa tulnud reakirjelduse ära, sellepärast et grupi ID väljal on ainult see telefoninumber. nii, ja lisaks oli siis parkimine, mis tuli nullkäibemaksumääraga, aga see oli seotud siis selle numbriga ja et eristada seda teistest ridadest, ma märgin siin parkimine. Lisaks kõikidele toimingutele kanderidadel saab siis määrata ka arvele kinnitusringi. Valin siit eelseadistatud kinnitusringi. Ja järgmine kord, kui arve saabub, siis kõik juba rakendub automaatselt. Nii, aga näitame siis ka, kuidas see arvele rakendub, et valin siit ühe Tele2 arve näiteks. Nii, siin on täitsa tühjad read. Ja loon automaatikaga uued read. Nii. Ja siin ta siis lisaski. Tundub, et on üks uus rida tulnud, aga lisas nii parkimise, soovitud kontod, kulukohad juba külge. Okei, aga Kristi, siin oli sul väga palju igasuguseid tingimusi, täiendavaid tunnuseid, aga kas saab kuidagi lihtsamalt või lihtsustatud automaatreeglid ka luua, et mul kuust kuusse näiteks on väga palju muutujaid arvetel, et mul on väga raske sealt leida mingisugust väärtust, mis oleks kindlasti sama, et midagi väga-väga lihtsat. Ja automaatreegleid saab alati lisada nii-öelda manuaalselt, ei pea alati salvestama arve pealt. Selleks siis oleks vaja siis määrata tingimused. Tingimuste valik on jällegi väga lai, et kõige levinum on siis tarnijapõhised tingimused, aga saab arvesisu, teksti, lepingu number, ostutellimuse või mõni muu laiend, mis tarnija poolt lisatakse arvele summade järgi. Aga oluline on siinkohal meeles pidada, et kõik tingimused, mis siit reeglisse seatakse, et see reegel saaks rakenduda, oleks ka arvel kaetud. Ja lisaks siis siin teostutegevused all, kui kanderidadel ei tea, mis toiminguid teha või on see muutuv igakuiselt, siis saab ka lihtsalt määrata kinnitusringi või tähendab arve suunata kinnitusringile, et ei pea muid tegevusi tegema. See jällegi vähendab seda, et keegi manuaalselt peaks siis seda kinnitusringi üles ehitama või manuaalselt tegema selle suunamise. Ja lisaks, mis annab veel ära automatiseerida, on arve lisaväljad. See on ka siis samamoodi tingimuste alusel saab iga keskkond luua endale unikaalsed lisaväljad, mis on neil arve jaoks või arvete käitlemiseks vajalik. Et näiteks siis ei ole Fitecin ainult siis nii-öelda raamatupidamistoimingute tegemiseks, vaid toetab ka teisi äriprotsesse, et näiteks müügiprotsessid, kui arve päritakse eraldi siis ostutellimuse numbri alusel kolmandasse tarkvarasse, näiteks mingi müügisüsteemi või laotarkvarasse. Ja samamoodi siis saab juhtida neid arvete kinnitamise ja menetluse tegevusi mitmes süsteemis vajadusel. Aitäh, Kristi. Ma siit kohe haagin külge järgmise küsimuse läheneva käibemaksumäära muutusega ja nüüd sellest tulenevalt, mida mina kui raamatupidaja rollis või administraatori rollis olev Fiteci kasutaja, mida ma peaksin ära tegema siin keskkonnas, et ka edaspidi kõik siis laabuks sujuvalt ja kõik automaatika toimiks? Ja alustada tuleks kindlasti, et soovitud käibemaksu kood koos uue määraga oleks Fitecini keskkonnas olemas.
Selleks siis oleks vaja ta eelluua raamatupidamis- või äritarkvarasse ja sõltuvalt, kas Fidekiniga on automaatne andmevahetus või on vaja ta siia eraldi luua, siis määratleda siin see käibemaksukood, lisada talle siis nimetus või kirjeldus ning käibemaksumäär. Juhul, kui nüüd neid käibemaksumäärasid on või käibemaksukoode sama määraga on rohkem, siis Fidekin annab jällegi valiku automatiseerimiseks ja saab ühele nendest käibemaksukoodidest määrata sellise vaikimisi tunnuse. Ehk siis kõik arved, mis tulevad 24%-ga tulevikus sisse, lisatakse automaatselt juba see käibemaksukood. Küll aga, kui see nüüd eelseadistus on tehtud, siis automaatkonteeringute reeglites saaks siis määrata selliselt, et samamoodi siin võtta teoste tegevused, kus on siis defineeritud siis see käibemaksumäär, mille alusel siis jällegi Fidekin teab, et peab sellise reale, kus grupi idee on see telefoninumber ja ka arverea käibemaksumäär on 22, siis rakendab ta järgnevad infod. Et kui nüüd on 24, siis kõige lihtsam on sellest sammust teha koopia. Ja siinkohal siis muuta see käibemaksumäär, mis on rakendumise aluseks ja lisaks ka siis märkida siin uus käibemaksukood. See tagab siis selle, et kui on siin see üleminekuperiood, siis Fidekinis võib rakenduda need mõlemad, et osaarved, mis tulevad veel 22 määraga, siis rakendub üks tingimus ja kood ja teine, kus on 24 määr, rakendub teine kood. Kui nüüd on neid reegleid rohkem ja võib-olla nad on sellised dünaamilisemad ja keerukamad ja neid teostetegevusi on rohkem kui 10, siis võite julgelt võtta meie klienditoega ühendust ja aitame need muudatused siis omalt poolt ära teha, et kõik sujuvalt siis edaspidi ka liiguks. Ja siinkohal veel väike meeldetuletus, support.ee@fitech.com on see aadress, kus te siis saate anda märguande, kui teil on automaatkonteeringuid nii palju, et see manuaalne muudatuste tegemine oleks täitsa ebamõistlik. Aga proovides nüüd, Kristi, sinu selgitusi võimalikult lihtsalt kokku võtta oma sõnadega, et siis põhimõtteliselt Fitechis ma saan seadistada reeglid, mis otsivad saabunud arvetelt kindlaid tunnuseid. On see siis tarnija nimi, lepingunumber, kütusekaardi number, autonumber, telefoninumber ja nii edasi. Ja kui nüüd Fitech leiab, et kõik minu määratud tunnused klapivad uue sisse tulnud arvega, siis ta käivitab automaatika ja toimetab siis ka vastavalt minu määratud sammudele selle arvega, kas siis suunab kinnitusringile, määrab kulukohad, ühendab read ja teostab muud toimingud kannetel. On see nii? Jah, täpselt nii, et automaatreeglid alati, et kõik, mis on tingimustes määratud, nende alusel Fidekin tegutseb. Kena. Aga see siin juba natuke ka haakub meie järgmise teemaga, milleks on Fitech AI. Ja Kristi, ole hea, räägi meile oma teisest lemmiklapsest. Ja kuna olen automaatika ja kõige digitaliseerimise suur fänn, siis võiks automaatkonteeringutest siin pikemalt rääkida. Aga kui minnes nüüd edasi selle Fitech AI poolele, siis tegelikult on loodud nad koos töötama ja luua, et nad siis Fidekinis kasutajale, kes tegelevad arvetega päevast päeva, on ta siis raamatupidaja või lihtsalt arvemenetleja, rohkem efektiivsust tuua igapäevatöösse. Et Fitech AI-ga on võimalik 80–95% kulukohtadest automaatselt täita. Ja kuidas see siis käib? Teatavasti on siis Fidekinis kogu
arvetega seotud info ehk Fitekin on kui arvete arhiiv, kus on siis kõik arved ja nendega tehtud toimingud salvestatud. Ja mudeli treenimiseks me kasutamegi siis, hea oleks ühe aasta kogused arved, aga sõltub ka kliendi suuresti arvete mahust ja tsüklilisusest. Aga mudeli treenimiseks me edastame kõik eksporditud ja kinnitatud arved siis unikaalse API kaudu treenimisse. Ja treening siis umbes toimub selline 24 tundi. Ja mis andmeid me siis sinna edastame? Edastame siis arvete pealt tarnija info, on seal siis täiendavalt näiteks mõni lepingunumber, ostutellimuse number või mõni muu info näiteks siin sisuplokis. Ja kindlasti on oluline ka arveridadelt saadav info, ehk mida rohkem on arveridadel infot, lisaks sellele reakirjeldusele võib ka olla siin metainfos, siis kõik selle ja seosed siis kannetel lisatud sisuga edastatakse siis mudeli treenimiseks. Ning kui see treening on ära toimunud, hakkab siis AI peegeldama vasteid Fidekini keskkonda uutele saabuvatele arvetele. Ja avame siis siit ühe arve, kus on AI rakendunud ja siis saame täpsemalt juba vaadata, kuidas on ta siit toimetanud. No. Nii. Smurfi sai oma sõrmed ikkagi meie webinarile vahele. Ei saanud. Nii, ühesõnaga, siin on siis üks arve, kus AI on lisanud enda väärtused. Ja nagu näha, on ta siis lisanud siia, et siin on üks Atlassiani arve, on lisanud siis IT-kulude konto ja siis samuti käibemaksukoodi ja osakonna. Küll aga seekord ma tean, et see osakond ei ole alati siis IT-osakond, vaid panen siis arendustiimile selle osaliselt selle kulu. Ja kõik muudatused, mis kasutaja teeb siis, nii-öelda parandused, salvestatakse Fidekini ja jääb siis selline nii-öelda mehikese ikoon, mis on siis indikaator, et on kasutaja poolt tehtud see muudatus. Ja ka lisab siis selle kasutaja nime, kelle poolt on tehtud. Samuti jääb siia ikkagi alla ka siis AI pakutud väärtus ning kasutaja saab siis ise otsustada, et kumb väärtus on tõesem. Nii, ja kui ma need muudatused olen teinud ja kinnitan selle arve uuesti ja ta läheb siit eksporti, siis AI jällegi täiendab enda mustrit, et ta on selline nagu iseõppiv assistent ja selle alusel siis järgmine kord, kui saabub näiteks sama tarnija arve või siis arve kirjelduselt selline sarnane arve, siis ta juba teab pakkuda täiendusi omalt poolt. Ma proovin nüüd taaskord väga lihtsate sõnadega siis seda Fiteki AI-d kokku võtta. Ja sa, Kristi, võid mulle märguande teha, et kas ma olen õigel teel. Aga põhimõtteliselt kujutage ette, et teil on üks väga tark koduhaldjas, kes tunneb teie perekonna harjumusi.
ta teab, et kui Jaan tuleb poest, siis piim, juust, jäätis, need lähevad külmkappi. aga kui ühel päeval näeb ta, kuidas Mari tuleb, võtab Jaani kotist jäätise ja hakkab kohe sööma, siis järgmine kord, kui Jaan tuleb piima, juustu ja jäätisega, siis ei vii koduhäldest seda enam külmkappi, vaid otse Marile, sest ta on õppinud uut mustrit. et täpselt nagu Fiteki ai muutub aja jooksul üha täpsemaks, õppides igalt töödeldud dokumendilt. ja nii see on. Sõltub muidugi, kui tihti Jaan poes käib ja ostab täpselt neid samu asju. ja aga jah, kui nüüd ütleme, et 10 korral 5 viimastel kordadel on Mari selle jäätise endale võtnud ja see ei ole jõudnud külmkappi, siis Fidek AI juba teab seda mustrit, ta on selle selgeks saanud ja siis juba prognoosibki siis nii-öelda teist oodatud käitumist. okei okay. Nii, aga kellel nüüd tekkis rohkem huvi Fitech ai kohta, siis võib samuti meiega julgelt ühendust võtta, kas siis meie klienditoelt poole pöördudes või kirjutades minu emaili aadressile. jah, taaskord support.ee@fitech.com ja need, kes siis teavad Kristi e-posti aadressi, siis saavad talle kirjutada otse. aga me põhimõtteliselt oma nende peamiste teemadega olemegi nüüd jõudnud lõpuni. ma siinkohal kasutan veel võimalust ja veel paari sõnaga mainin, kes ei tea või kes ei ole märganud, et me loome Fitechi õppematerjale. lisame neid otse Fitechi keskkonda, aga need on leitavad ka meie Youtube'i kanalist. Need on siis lühivideod ja nende eesmärk on aidata kasutajatel paremini mõista erinevate funktsioonide kasutamist ja tõsta sellist üleüldist teadmiste taset. Videolingid videotele me lisame ka oma kokkuvõttekirja, mis saadame siin lähinädalate jooksul laiali. ja videote kohta ka see kommentaar, et see on siis, tegemist on pideva protsessiga, pidevalt lisame ka uusi videoid juurde. Teinekord on hea vaadata mingit konkreetset kohta, pausida, uuesti tagasi minna ja saada paremini sellest kõigest aru ja kogu seda ökosüsteemi mõista. aga nüüd ma arvan, on vist paras hetk hakata siis vaatama meie küsimusi ja siis Kristi proovib vastata nendele, et neid on meil siin tegelikult päris suur hulk tulnud ja igaks juhuks ütlen ka, et me tõenäoliselt ei jõua kõiki üle käia ja ma usun, et vaadates siin, et kõikidele küsimustele võib-olla ka Kristi ainuisikuliselt ei saa või ei oska vastata, et aga me paneme need vastused siis kokkuvõtte kirja ja midagi anname kõigele vastused, aga ma siit lähen kohe siis alguse poole tagasi nende küsimustega, et siin on puhkuste asendamise kohta siis ka küsitud. et on tore jälle nimedega näide, et kui Mari puhkab ja teda asendab Toomas, kas ma peaksin suunama siis Mari arved kohe otse Toomasele, sest ma näen töölaualt, et Mari puhkab? Ei, suuna ikka arved Marile, sest muidu nad Mari töölauale pärast puhkust ei jõuagi. Et asendamine ongi loodud selle jaoks, et ei peaks enda tavapäraseid harjumusi muutma arvete suunamisel, vaid saab jätkata samade kinnitusringide ja samade siis menetlusprotsessidega. aitäh sulle, Kristi. Kinnitusringide kohta ka. Mis olukordades ma peaksin kasutama kinnita ja suuna nuppu? Kinnitaja suuna nuppu tasub kasutada ainult sellisel juhul, kui soovitakse suunata uuele kinnitusringile, sellepärast et see katkestab olemasoleva kinnitusringi. Nii, kas Fitech ai töötab koos automaatreeglitega või ilma ka?
Ja nagu eelnevalt öeldud, siis tegelikult nad on loodud nii-öelda koos töötama, üksteist täiendama ja täiustama, aga automaatreeglid on alati ülesed, seetõttu, et need on kellegi kasutaja poolt kindlaks määratud reeglid. Ehk siis, kui automaatreegel rakendub arvele, siis kanderidadelt on näha sinna ai pakutud väärtus ka, aga automaatselt lisab siis ikkagi automaatreegli väärtuse. Ja seejärel jääb siis tegelikult kasutaja otsustada ja kasutaja teadmuseks, et kumb väärtus on siis õige, juhul kui näiteks ongi toimunud dimensioonide või kulukontode muudatus. Nüüd hüppame korraks uuesti automaatika juurde tagasi. tegelikult selle kohta on meil päris mitmeid küsimusi saabunud ka. Üks selline näide on ühel meie kasutajal, kliendil, et kui on tegemist telefoniarvega ja seal on sadu telefoninumbreid, a la 500 numbrit, et kuidas siis automaatreegleid luua, et kas seda peab, kuidas seda siis hallata, et oleks ka ajakohane, mis saab nende numbritega, mida näiteks reeglis ei ole, kuidas see siis kajastub, kas seal ei Mhm. rakendugi see automaatika? Ja et minu ekraan on ilusti veel näha, eks ju. Ja. Et täna me näitasime seda rakendumist nagu ühe tingimuse ehk telefoninumbri alusel. tegelikult saab määrata neid reegleid natukese dünaamiliselt veel, dünaamilisemalt ehk siis telefoninumber ja näiteks siin täiendav on siis kirjelduse viide, et näiteks on seal, ma ei tea, internetiteenus või väga tihti soovitakse parkimist eraldada või siis on seal mõned sellised meediateenused, mis soovitakse eraldi kajastada kanderidadel, et selle saab siis reeglites määrata eraldi nii-öelda kahe tingimuse alusel. Ja samamoodi siis ikkagi toimub siis see grupeerimine selle nii-öelda telefoninumbri ja näiteks siis arverea kirjelduses oleva väärtuse alusel. Mhm. Et kui seal oli küsimus, et kui ei ole jah, et näiteks lisandub mhm. aja jooksul, tuleb uus töötaja, uus telefoninumber, ma kujutan ette, et selline olukord, et mis siis selle automaatikaga juhtub? Ja et siis olekski vaja see nii-öelda number ja näiteks teenuse kirjeldus defineerida. kõige mugavam on alati selleks, ma soovitan seda nii-öelda seda kopeeri nupukest siin. kopeerid selle sammu ja teed siin vajaminevad muudatused, et mitte täiesti nullist neid muudatusi teha. ja kui see on salvestatud, siis jällegi järgmine kord rakendub see kenasti juba arvel. Äh, jah, ma liigun nüüd edasi. Küsimus nüüd ka käibemaksukoodi muudatusega seoses. Et kas käibemaksukoodi muutmiseks peab kõik automaatkonteeringud ükshaaval üle käima või saab seda protsessi ka kuidagi automaatsemalt lahendada? Ja saab automaatsemalt lahendada selliselt, et meil on loodud selle jaoks skript, mida me oleme siis täiustanud, et siis defineerida kõik käibemaksumäärad, näiteks 22-ga, mis viiakse siis automaatreeglite sammudes nii-öelda muudatusse ja sealhulgas siis muudetakse ära ka see käibemaksukood. selleks siis jällegi ühendust võtta meie kliendi toega täpselt sellel ajal, millal tunnete, et selle muudatuse soovite teha, et usun, et kindlasti sel aastal need enamusarveid, millel on muudatust vaja, saabuvad siis augustikuus. Esmakordselt jah Ehk siis jah, see sõnum on, et kui on ikkagi üle mõistuse palju seda ise seal manuaalselt hakata üle käima, et siis saatke meile, andke märguanne ja meil siis omalt poolt on tehnilisel toel on vastavad skriptid olemas, millega nemad saavad siis automaatselt need uuendused ära teha, nii et ei pea seal ise pusima. Siit veel üks küsimus.
automaatkonteeringutel käibemaksumäära muutmine. kas tuleb koopia teha näites olevalt grupp ID tingimusest või saab samale reale juurde panna teise käibemaksukoodi tingimuse? Mm. sa mõtled, palun korda seda küsimust. ja võib-olla sa võtad siis, teed selle osa korraks uuesti jah läbi, sa oledki seal ka, et käibemaksumäära muutmine, et kas tuleb koopia teha näites olevalt grupp ID tingimusest või saab samale reale juurde panna teise käibemaksukoodi tingimuse, et sa paned nagu samale reale siis veel, et sul on 2 koodi, siis seal ma saan niimoodi aru sellest või kas ja, kogu seda ja, paned sinna ja saatesse. seda saab kahte viisi lahendada. Ehk siis mul on siin esimene käibemaksumäär 22, kus on siin kontod ja koodid kõik defineeritud ja nüüd siia ma saan neid hulganisti põhimõtteliselt ühe nii-öelda sammu alla saan neid lisada mitmeid. aga nüüd on selle nii-öelda kopeerimise vahe on siis see, et oleks vaja siis lisada samamoodi need kontod siia uuesti. et ja samamoodi siis department'i. ja saab kõik need käibemaksumäärad siis määratleda ühe selle sammu alla ka, et on 2 lähenemisviisi. Kristi, kuidas täita lisada arve lisavälju? kas automaatkonteering võtab siis selle kaasa või kuidas see protsess või see osa välja näeb? ja arve lisaväljad, et siin oleks siis valik, oleks vaja siis määrata siin vasakul paneelis, saab jällegi teha administraatori või raamatupidaja rollis kasutaja. selleks oleks siis vaja lisada soovitud lisaväli, märkida talle siis kirjeldus, tema tunnuskood ja tüüp, kas siin on nimistu või ta on tekstiväli või ta on kuupäev. ja seejärel siis ta tekib siit automaatreeglite valikusse ka. ning samamoodi toimub siis nende väljade täitmine nagu ka siis kanderidade täitmine, et kõik tingimused, mis on siia defineeritud, näiteks kaubaarvete puhul on mõni kindel tarnija või siis seal arvereas on reakirjeldus on näiteks kruvi, siis Fidekin teab, et ta märgib kindlasti siia näiteks arve lisaväli laoarved. ja järgmine küsimus, Kristi. mille jaoks on mõeldud automatiseerimise menüüs olev valik seotud kuluobjektid? ja, et nagu eelnevalt öeldud, siis automaatikat on Fidekinis rohkem kui ainult siis automaatkonteeringud, et saab ka luua siis seotud kuluobjekte. ja siin on siis läbi Exceli impordi saab olemasolevate kulukohtade ja kulukontode vahel luua siis seosed. ehk siis, kui siin on lisatud siis näiteks kulukonto 1 ja siin on siis nii-öelda sellele vastav seos, siis arvekanderidadel, kui märgitakse see konto, siis ta täidab automaatselt need teised seosed ka juba ära. et on kliente, kes on väga dünaamiliselt selle lahendanud, ehk siis, et nad valivad ainult ühe konto ja see täidab seal 5-6 kulukohta ära, mille vahel on nagu seos loodud. et siis üks seos viib teiseni ja siis teine seos viib kolmandani ja nii edasi. et see on jällegi kasutusel selle eesmärgiga, kui automaatreegleid ei saa nii-öelda määrata, võib-olla mingid kulud on muutuvad, aga kui arve või neid kanderidu käsitletakse siis justkui manuaalselt, siis see jällegi lihtsustab sellist igapäevatööd, et kui ma tean, et selle kuluga tehtud konto on see konto, siis sinna kindlasti on mingi kindel kulukoha dimensioon siis vastavuses. aga Kristi, kes
kes või mis õigustega isik saab teha kõiki neid reegleid, mida sa täna oled meile näidanud ja neid konteeringuid luua? Neid reegleid, automatiseeritus või automaatikaga seotud reegleid saab siis teha, kas on siis administraator rollis kasutaja või raamatupidaja. Et nemad on siis kaks sellist kasutajat, kes näevad süsteemis kõiki arveid ja saavad siis teha erinevaid automaatikaga või raamatupidamisega seotud automaatikat. ja kui nüüd on olukord, et administraator või siis pearaamatupidaja tahaks hoopis ise lisada asendajaid, kas ja ja kuidas tema seda teha saaks? mm. -hmm. enne me ju rääkisime sellest, kuidas mina saan ise endale määrata Mm asendajaid, -hmm. aga nüüd. ja et ma võtangi siit selle kinnitaja kasutaja lahti, et selleks siis administraator läheb siit kasutajate lehele, valib siis soovitud kasutaja ja praegu mul ongi siin, tühjendame need siis ära. nii, uuesti lahti. oih, ma ei salvestanud. ehk siis saan siit altpoolt plokist siis teha muudatusi. Ja võib-olla on siin tihti juhtub näiteks haiguslehtede või selliste juhtumite korral peabki keegi teine määrama selle asendamise, sest haigus võib tulla ootamatumal kui puhkus, siis jällegi saab administraator näiteks seda teha. Ja samamoodi siis administraatori õiguste hulka kuulub see, et ta saab piirata kasutajale nähtavate kas kontode või käibemaksukoodide või muude dimensioonide õigusi. Ehk siis selline enim levinud praktika on see, et tühistatakse näiteks kõik käibemaksukoodid. See tähendab, et kasutaja nüüd, kui ta peaks tegema seal kanderidadel muudatusi, siis näiteks käibemaksu osas ta muudatusi teha ei saaks. Et administraatoril on jah, need kõik õigused kinnitajate tegevusi ja toiminguid siis hallata. Ja veel natuke kasutajate haldusest, et on juhtunud olukord, kus on loodud kasutaja e-posti aadress on kogemata saanud mingisuguse väikse lisa või vale tähe sinna sisse. Kuidas siis saaks seda parandada, kes saab parandada seda ja kuidas seda saaks parandada uue kasutaja puhul näiteks? mm. -hmm. Tulenevalt siis sellisest turvalisuse nõuetest, siis administraator ei saa näiteks siin kasutaja hallates emaili uuendada, küll aga saab ta selle uue kasutaja siis korrektse emaili aadressiga siiski luua. Ja lisaks siis oleks vaja siis pöörduda näiteks meie klienditoe poole, kes saab siis muudatuse seal kasutaja e-posti aadressis teha, et et vastasel juhul jah, et ei lähe nii, kui see emaili aadress on vale, siis ei lähe selline soovitud kasutajale emaili kinnitus teavitus, ehk siis kasutaja ei saa sisse logida ja ise muuta seda aadressi. Või siis ongi see, et kui on vale kasutaja, siis kindlasti või vale emaili aadress, et ei tekiks seda segadust, siis esimesel võimalusel kindlasti meie klienditoega ühendust võtta, kes teostab soovitud muudatused. ehk et siis pearaamatupidaja administraator, tema tegelikult ei saagi parandust sisse viia, vaid tema saab luua justkui siis uue kasutaja korrektsete andmetega, väga-väga kiire näiteks, või siis ja teine variant paralleelselt igal juhul võiks siis märguande teha meie support'i aadressile, et kuulge, et hei, meil juhtus niisugune olukord, siin on e-posti aadressil väike kirjaviga sees. Yeah. palun kas korrigeerige vastavalt või siis tuleks võib-olla üldse siis ära kustutada, kui juba on loodud uus korrektne. Kas ma saan Ja kindlasti see vale aadressiga kasutaja siis deaktiveerida. Ehk siis, et ta kindlasti, kui on päris aktuaalne emaili aadress, mitte ei ole lihtsalt kirjaviga, et ei tekiks talle ka ligipääsuõigust Fidekini keskkonda sisse logida. Mhm.
Ja nüüd hüppame korraks veel Fitech ai juurde tagasi. Mitmed küsimused selle kohta, et kas see on nüüd midagi, mis rakendub kõikidele klientidele, arvetele või on see lisavõimalus või kuidas siis seda, kuidas see kasutuselevõtt välja näeb? ja see on lisamoodul ja iga nii-öelda mudel treenitakse keskkonnapõhiselt. Ehk siis jällegi tulles tagasi turvalisuse juurde, et kellegi andmed ei läheks kuskile jalutama, siis iga keskkonnamudeli treenimine toimub unikaalse API alusel ja kasutatakse ainult neid andmeid, mis on keskkonda siis lisatud ja teisalt ei ole ka teisel ettevõttel teise ettevõtte raamatupidamise andmetega suurt midagi teha, sellepärast et need prognoosid ei oleksid õiged. Aga jah, kui on huvi, saame siis teostada teie keskkonnale mudeli treenimise ja saab proovida, kuidas see ai teie arvetele rakendub. Mhm. Ja hüppame veel kasutajate haldusesse, et kuidas on võimalik kustutada vanu ja mitteaktiivseid kasutajaid? töötaja lahkus, ta on mul seal Fitechis olemas, et mis temaga nüüd saab, tema kontoga? Kasutajaid täna ei ole võimalik kustutada, kuna nad on ikkagi ajalooliselt seotud ühe või teise arvega, kus on vaja siis seda infot, et kelle poolt on kinnitatud arve, võib-olla on seal mingit täiendavat infot lisatud ja nii edasi. Kasutaja peale tema lahkumist saab deaktiveerida ja määrata talle lõpukuupäeva. Ja see lõpukuupäev siis tähendab siis seda, et see kasutaja ei pääse enam keskkonda sisse ja teda ei pakuta enam aktiivselt kuskil nimekirjades või? ja see lõpukuupäev on jah, selle eesmärgiga ja samuti siis deaktiveerimine, et teda ei pakuta enam kinnitusringidesse ja samuti ei õnnestu tal enam peale keskkonda sisse logida. Mhm. Minu poolt aitäh. ja tänan ka omalt poolt ja lõpetuseks siis jäämegi uute kohtumisteni.